kas see prep on maitsev või? Kuku söö ülevalt poolt, palun. Lõppe hästi. Red Factory prep on. Oivaline. Võib-olla ka roosat sidruni ja vaarikajooki. See on täiega hea, täiega sidrunine. Hästi mõnus. Me sõidame nüüd Ateenast Korintose kanali poole. Korintose kanal on kanal, mis eraldab Peloponnesost, siis Kreeka maismaa osast, mandri osast ja millal see valmis? See valmis 1883. aastal. See on ainult 21 meetrit lai, nii et enamus kaasaegsetest laevadest sealt läbi ei mahu, nii et tegelikult sellest mingit erilist kasu kellelegi ei ole enam. Sõnaga, me sõidame nüüd Korintose kanali poole. Ja Korintose kanalist ida poole jääb Egeuse meri ja Korintose kanalist sinna lääne poole jääb Ioonia meri. Ja Hendrik just ütles, et Ioonia merest sulpsu ei saagi lüüa, aga see pole tõsi, sellepärast, et kuna me ööbime Peloponnessose põhjaosas ja seal peaks olema Ioonia meri, nii et me saame Ioonia merest kaasa väga sulpsu lüüa, mis on väga tore. Ühesõnaga, praegu me sõidame Korintose kanali poole. Vaatame Korintose kanalit, mis peaks olema suur mingi insenerluse ime. Võt, inseneritöö on see vist pigem. Stergaarini õpetaloid. Ühesõnaga, Estonian language I speak it. Language itest rääkides muide, ma ei tea, kas te teadsite, aga püha Kirillus oli see, kes mõtles välja Kirillitsa. Kirill, vana poiss. Ja Kirill ju oli pärit Kreekast, nii et Kirillitsa ja Kreeka tähestiku vahel on väga palju sarnasusi. Et tegelikult see päris palju aitab siltide lugemisel, kui sa saad aru, et X on H ja nii edasi. Et ühesõnaga, ja kreeka keeles me oskame nüüd mõnda sõna ka öelda. Hendrik just tollipunktis kasutas neid. Tšau on jasas. Kas sa lähed või tuled? Vahet ei ole, on jasas. Kui sa tahad olla viisakas inimene ja tahad öelda tere, mitte tšau või tere päevast, siis tere päevast on kalimera. Tere pärastlõunast või tere õhtust on kalispera. Ja kui sa tahad öelda hea tööd, siis sa ütled kalinita. Aitäh on efaristo. Kuidas efaristo... Tänan väga oli efaristopoli. Efaristopoli. Me reastasime vahepeal. Efaristopoli on tänan väga. Jah on ne. Ja ei on oki. Me veel õpime, ma loodan, et see meie järgmine kodu, kus me ööbime ühes talus, saab olema ka meie kreeka keele oskustele kasulik. Aga jah, see nii nagu selles mõttes läheb hästi. Ja pärast seda kanalit, Korintose kanalit, me lähme ühte kihvti amfiteatrisse ja pärast seda amfiteatrit ühte vanasse kindlusesse. Siis me oleme randa. Ma ei tea, kui kaua ma arvan, et see päev kestab, aga loodame, et me jõuame igale poole. Aga väga tore on maale tagasi minna. Linnas oli mõnus, aga ma väga ootan maale minekut. Bikiinid paneme siis rannas. Okei, sau! Veel selle õnnetu kanali kohta Wikipeedias natuke, Hendrik, ma räägin sulle ka. Mis on? Et seda kanalit taheti ehitada tegelikult ju ammu juba keiser Nero ajal aastal 63 meie ajaarvamise järgi. Ja keiser Nero oli see, kes esimesena lõi Kirka maasse ja tõstis sealt ämbritäie seda nagu pinnast ära.
nagu märgiliselt, aga siis ta suri mõned aastad hiljem ära ja see kõik jäi pooleli ja seda üritati uuesti teha. Ja siis, kui see lõpuks 19. sajandil uuesti ette võeti, siis selle käigus läks pankrotti mingisugune mitmeid firmasid, kes seda üritasid teha, nii Prantsuse firmasid kui Kreeka omi. Ja siis lõpuks, kui saadi sellest Ottomani impeeriumist vabaks, kui Kreeka sai iseseisvaks, siis hakati seda uuesti tegema. Ja siis see tehti valmis 1893. aastaks. Aga siis selgus, et kuna need kivimid seal ja kuna see piirkond, see on nagu seismiline piirkond, ehk siis maakoores on palju pingeid ja siin on maavärinate piirkond, siis need seinad varisesid ja olid ebastabiilsed. Ja siis see avati tegelikult, ta oli 40. aastane, vist mingi 4 aastat kinni, siis nende seinte nagu stabiliseerimiseks ja toestamiseks nagu tehti hästi palju nagu tööd. Ja sinna toodi materjali lisaks, et seda kõike nagu tugevdada. Aga ühesõnaga põhimõtteliselt oli see ikkagi lõpuks täiesti kasutu, sest oli liiga kitsas. Seal tekkisid tänu selle nagu kanali kitsusele ja veetasemete muutusele tekkisid sellised nagu hoovused seal, mis olid ohtlikud laevadele. Ehk siis seda kasutati tegelikult umbes 8 korda vähem, kui nad lootsid ja lõppkokkuvõttes osutus see majanduslikult täiesti mõttetuks. Aga seda on väga ilus vaadata. Nii et minu poolt suured tänud kõigile, kes nägid selle neetud kanaliga vaeva. Aga see on igal juhul väga lahe. See on tõesti väga hea. Aga jah. Sucks to be them. Nüüd me oleme teel Epidavrose amfiteatrisse, mida peetakse üheks kõige täiuslikumaks nii esteetiliselt kui akustiliselt kõige täiuslikumaks amfiteatriks Kreekas, Kreeka ajaloos. Ja see on peaaegu täielikult säilinud sellisena, nagu ta kunagi oli. Ja seal peaks olema niimoodi, et kui sa oled seal amfiteatri keskel all ja sosistad, siis ülemine peaks seda kuulma. Ja see, et ta on just see akustika teema, et ta on nii akustiliselt nagu täiuslik minu jaoks jällegi nagu selle kanaligagi natuke mõistetamatu, et kuidas nagu osati. Kui ei olnud, ma ei tea, autokäedi ja SolidWorksi, milles nagu kõike seda välja kalkuleerida. Et lähme vaatama. Ma tikku võite. Tasakesi. Mikä piina kysyt? Ta nuusutab. Tasa ukku. Ta võib siin kõigil. Ta on nii väike. Oi, ta on nii väiksed hambad. Tässä on nunnu ukku. Sitte tüdrukud. Marki. Mis te nüüd teha saate? Saada postkaardid vanamatele. Ei no, pane nüüd. Nii, pane posti. Sealt tagant koos. Päris. Jah. Nipsi veel. Nipsi ka. Tee märjaks tagant iti veel. Sa ei usu meid või? Nii käib. Ja pane siia peale. Vaata aadressi kinni kleebi. Paneme niipidi. Ei lähe ruugi lahti teha. Ise panna. Põletab. Jaa, tubli! No nii, ja nüüd need lähevad teile. Tuleb possina, võtab selle siin katsist ja viib panema. Issand, kui õnnelikuks see vaatepilt mind teeb. Halleluja! Juua? Ma teen kõrvad märjaks.
Ämma mamma õpetas. Mulle ka enne. Mille vastu aitab? Kuumuse. No võta. Eli, kuidas on aitas või? Jaa, aitas. Ma panen nüüd pudeliga täis. Ai. Eesti sinul ka läks. See on see tüüp, kes seda põrgulärmi teeb siin. Ja? Või teie istute seal, kas siis teie võite siis neid vabata. Kui äge. Kuulge, meie... Proovime seda või? Jaa. Me proovime nüüd seda, kas on kuulda. Aga siis lähed äkki Uku ja Itiga üles või? Jaa. Oli poiss. Kussik on siin. Peesitab. Ukus ülestulek nõudis pisut rammu. Aga siin on väga lahe. Väga-väga lahe. Iti ja Hendrik on keskel. Ja. Issand, kui hästi kuulda on. Väga hästi. Laula sina siis. Nii äge. Täiega lahe. Me ja Eli läksid sinna alla, vaatame, seda on kuulda. Jaa, väga hästi. Jep. Väga hästi, kuuleme teid. Mis toimub? Kas see on see Uku, kes ei taha alla minna trepist? Me laulame. Meil on väga hooajaline laul. Kui aknad aga kraadiklad, näitab minus viis. Näed, see on vahva talvel ja teha tuleb viis. Nüüd sitta ei sai ikka ajaloosta minuga. Kelgumäele, kõik võib alata. Hurraa! Kraadi kuuma, aga me laulame kelgu laulu, sest et nii on normaalne. See ongi ju poeg. Tšau, Iti, kus sa oled? Ära Anna. See on meie saar ja seal künka peal on meie kõõb. Lahe. Ja siin on meie toad. Kahepealine tuba. Tšauki, ma tegelikult filmin hoopis. Tšauki! Kuidas teil läheb? Meil on võrrad ilus koht einestamiseks. Hiline lõuna, varajane õhtu. Nagu meri, kalad, maasid. Imendab. Hakka meid vedida. Väga ilus. There's one plate missing. Yes. Bring it right away. Thank you! You're welcome. Katsu seda müüa, ei, ära katsu. Kuula. Vaata suured oad tomatikastmes, ma arvan, et lapsed armastavad nüüd. Seal salatis pani. Mis sa sööd, Hendrik?
ma söön grillitud sardiine. Kuidas on? Oivalised. Nagu reaalselt oivalised. Mahlased, pehmed, maitsekohevad. Kohevad või? Mitte kohevad. Maitseküllased. Otsest samast. Mis Mediterranean merest on see? See on... Mitte Joonia merest, vaid sellest A-tähega merest. See on... Appi. Eigi on ehk eesti keeles Egeuse. Egeuse merest pärit sardiinid, väga maitsvad. Kohv on veits veider. Nagu see on rotikas, nagu vaatame, mis sees toimub. See on Kreeka kohv. See on nagu... See on nii peenike ka, see on lihtsalt puru on põhjas. Uku sööb sublaki sealiha, mis oli ka väga-väga maitsev. Suured oad olid imemaitsvad, mis me tellisime. Ja muidugi friteeritud sulikõrvits, meie lemmik. Kas teie teate, kus meie oleme? No kus me oleme? Ei, söö oma sööki. Ja mina andsin Ukule ühe fruuti. Ära rohkem enne. Uku, sa võiks oma sööki ka süüa, mitte ligimese oma himustada ainult. Uku! Ära alati sööki. Oh, me friikartuli draama. Oh, man. Okei. So here are the lights outside and for the corridor. This is it. I put this cradle here. Super. But I don't know if you wanted to leave it as it is or we can move this No, bed it's to the good. wall It's and put good. it there, but it's okay. Yeah, the kids will sleep in here. Oh, okay. Wow. This is nice. There's the other bed inside there. No, vaata kui mõnus. There is also the closet here. Siin on The other room also. Meil on. So this is one for Ühesõnaga, me asume nagu inimeste kodus, aga meil on täiesti eraldi sissepääs, täiesti eraldi korter. Mulle tundub, et see ongi täiesti värskelt remonditud, sest et nad ei ole varem seda, nad liitusid Airbnb-ga juunis 2019. See maksab 45 € ööl, me oleme siin 6 ööd ja ma olen nii rahul, sest see on nii värske. Meil on siin piisavalt ruumi, meil on meri mega lähedal ja loodetavasti me saame siis nende nagu talvelust ka osa. Aga kui ka ei saa, siis meil on ikka väga hästi läinud, sest siin on nagu üli-fresh ja lastel on oma tuba ja Ukule pandi sinna häll isegi. Meeldib sulle siin või? Oota, sa ei näe põhimist. Rosinad. On korter rosinutega. Sõna otseses mõttes. Jah. Uku, kas siin on nii tore või? Uku. Rosinad. Kalum. Ja külma vett on ka pandud kappi, jah? Jep. Ja siin on kõvasti nõus, et kas siin soola ja pipart on, siis on parem kui eelmine. No, Siin on klaas Kõige parem, mis käärid on. Ja siin on muidugi oma aia käärid on olemas. Amazing. Ja muidugi oma aia viljad on pandud meile siia valmis. Kes on parim Airbnb siia maailmas? sina. Mul on kalus mees aegu. Kuule, mees, tule sisse. Tule sisse. Emma, mis see on toonud? Purgid. Mis see on? Spider-Man. Kuule. Tahate endale äkki neid või?
ma arvan, et nad arvasid, et meie magame titaga ühes voodis. Te saate Käpapatrulli ja Spider-mani endale. Mina võtan Käpapatrulli. Ma tahan seda. Kuule ära hüppa eti igaks juhuks. Mina tahan seda, mis mul on. Tiku, mina Ma arvan, et Issi võtab suht emmega Spider-mani Tiku. Mina Spider-Man, see on 2 ainsus ju. Sikk bastardo. Omal ajal see kõva. Eelmises Airbnb-s polnud soolagi, siin on nagu kõik olemas. See veel see pipraid juba. Paprika pipraid. Siin on jäetud meile kohalikku veinikest ja kostiks ja kohalikku oliiviõli. Ja Hendriku rõõmuks rosinaid. Ei tegelikult. Oh, Nickelodeon on siin. Lastetoas on rõõmu kui palju.